close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Nii, tere tulemast minu Tai-vloogi. Pohver, appisin nii palju kive. Igatahes, mul on väga hea meel, kui sa oled jõudnud tagasi siia kanalile. Ja me hakkame siis nüüd Tai poole trippima. Täna on 10. märts ja meil läheb lend mingi 7 õhtul. Nii et Eesti aja järgi siis homseks hommikuks oleme kohal. Ja, ma ei tea. Ilm on ka nii mõnus siia. And on we'll go. Nii. Me oleme nüüd vahepeal jõudnud Istanbuli. Meil on siin aega, ma ei tea, kokku vist oli mingi 2 tundi, nii et pool tundi veel. Ja siis ongi öine lend, nii et siis Tai aja järgi me jõudsime vist mingi lõunal sinna või õhtupoole. Aga Eesti aja järgi siis on suht hommikul. Nii et ma ei tea, loodan täiega, et lennukis saab magada. Sest mul juba eelmine lend oli nii väsinud. Aga ma ei maganud. Nii et äkki nüüd saab 9 tundi hiljem ja me oleme siis lõpuks kohal. Ma ei tea, suht normal isegi sai magada ja ei olnud midagi hullu. Ja nüüd siis me korraks ootame. Karlil on siin Tais tuttavad, nii et siis nemad tulevad meile järgi. Viivad meid meie ööbimispaika. Me lähme siis Batongi, meil on seal Airbnb. Ja siis jah. See on just kahekordne all on magamistoad. Siuke elurahu. Ja lihtsalt mega ilus. Nii soe. Ei, ma olen kotakippa. Näitan, mis meile magamistoad on. On mõnus jahe on siin. Siin on palju üksi. Üks on selge magamistava, on väissen on palju koppe. On nii tuba. Väga hea, 2 kraanikausi, võis. Siin on teine WC ja siis magamistava. Teine vist on natuke suurem. Siis nüüd praegune plaan ongi pesus käia kindlasti, teeme korda ja siis lähme vaatame, kõndime äkki rollerid ära ja lähme sööma. Nii, me saime nüüd valmis ja mul isa ja Karl käisid teid rollerid ära. Kell on mingi 8:30 juba tegelikult, aga me lähme nüüd ikkagi Batongi, sest et ma tahan nii väga mingit head Tai sööki süüa. Esimene Tai söök siis, mida ma olen oodanud 6 aastat. Eestis ei oska keegi teha seda midagi. Laimi peale. Esimene emotsioon. Nüüd ma söön seal nii, et ei kokku. See on see õige. See on see õige vaata ikka. Ja
fried rice ja If she try and give me that Wu-Tang, I might let my crew bang. My crew deep in that Wu-Tang. I mean, tulime siis siia jalamassaaži tund aega. Oli vist tund aega möödas juba või? Ei ole. On küll. Aga Ja. Tund aega masseerisid meie jalgu ja isegi mulle meeldis see seekord. Nagu see nime. Ja veel üks põhjustest muidugi, miks Taisse tulla. 7-Eleven. Siin on häid snakke. Me eelmised korda me oleme alati võtnud siit neid mingeid jääteesid ja asju. Need on ülihead siin. Nii et lähme vaatame ka, võtame mingit vett koju ja siis võib-olla mingit snakke kaasa. Nii, tere hommikust. Ma oleks veel maganud, aga Karl ajas mind üles, tal on kõht üritab sööma minna. Igatahes me lähme siis nüüd oma lemmiksöögi kohta, mis meil oli siis siin, kui me olime siin 2018. Nii et lähme vaatame, kas see on veel alles. Ja siis jah, ma ei tea, ma tahaks täna puhata ikkagi veel, sest ma ei ole väga välja puhanud. Aga jah, igatahes sööma ja siis vaatame edasi. Saia peal või selle, mis ta on siis hapusai eesti keeles juured siis sai. Mandrikrossaat, kohvid ja siis, ma ei tea, mis küll on, mingi munapõder ja võitsink ja äkki. Igatahes head isu. Käisime söömas ära ja nüüd me lähme vaatame üle oma jõusaalt. Ilmselt siin käima. Karl hakkab siin Tai-boksis käima, nii et kõige ideaalsem oleks see, kui me saame nii käia, et seal, kus Karl käib boksis, seal käin mina trennis. Aga ühes kohas me juba käisime. Sealt tagant vist ei saa või? Sealt läks see. Ühesõnaga, ühes kohas me käisime juba mingis Tai-boksi kohas, aga seal ei olnud kõige parem jõusaal. Seal oli lihtsalt mingi benchpress ja suht kõik. Nii et jah, nüüd me vaatame, kas ta saaks äkki siin käia, sest siin on normaalne jõusaal. Ma arvan, et ma siis siin vaatagi. Siin hea küll, boksi all on umbes siin. Siin saab õigus küll saada. Kaardi ära ja 2 aastat maksab 60 €. Pigem kallis, aga okei, ma ei viitsinud ikkagi rohkem enam passida, nii et ma lähen teen ka nüüd oma trenni ära. Mul on täna õnneks õlapäev, nii et see on siuke natuke rahulikum ka päris jalgu vist. Ma ei tea, ma pean vist natuke klimatiseeruma, et jalgu siin teha. Nii et jah, trenni. Self feet. Feet here.
Siuksem. Nagu kui me eelmised korrad oleme siin olnud, siis me elasime näiteks teises kohas ja siis ma käisin teises jõuksis, mis oli ka ülihea. Aga see patombis siin on väga hea. Näitasin omale 7-Elevenist uue lemmikjoogi. Kogemata võtsin selle muidugi mingi juusu americano. Minu arust see on väga hea jook. Maitseb nagu veits siuke jäätee, aga ta on siis kohviga. Tegime korda. Ja nüüd lähme siis Yangtze-Lanni, see on siin üks kaubanduskeskus. Nii et lähme teeme sükse väikse kiire shoppingu. Ja muidugi nagu selja peal normaalne rant. See siis, kui me hommikul kell 8 läksime sööma, hommikusööki me ka selja peale väikse kaitset. Ja ma võin normaalne topi triip seal. Vale, kõik saagi täna. Kuusad on nii haiged, sest tahiboksid. See on olnud vaibu. Nii, jõudsime kohale. Kell on praegu ka mingi 5:30 hakkab saama. Väga mingit jetlagi ka polnud, mis on hea. Nii et jah, seekord läks kuidagi väga hästi sellega. Aga jah, see ei ole. Ja suur kaubanduskeskus. Soovid midagi rahvale öelda? Jaa, ma ei ole vana. Sa ütlesid mulle, et ma olen vana, ma ei ole vana. Ma olen 20-ndates. Kaua? Selles ei ole küsimus. Pane kinni. Lõpetame ikkagi positiivne. Tuli meelde, et ma ei ole ju peale trenni midagi söönud. Mitte selle kuumaga lihtsalt unustad ära söömise ja mina tavaliselt ei unusta ära. Igatahes ma võtsin nüüd siit mingi külma, mingi passion fruit shake'i ülihea. Mingist siuksest kohast. Ja ma joon oma shake'i ära ja siis vaatame ringi. Selline mu elu on, ma lihtsalt küsin ja ta ei vasta. Me käisime jälle massaažis, isegi mina käisin. Mul on isegi see massaaž vaikselt meeldima hakanud siin. Ma käisin siis jalamassaažis ja Karri käis taimassaažis. Nad ikka korralikult venitati vist. Lähen ka mingi päev äkki proovin seda. Aga jah, nüüd võtame siis siit mingit puuvilju veel koju ja siis tänaseks ei. Kell on juba jälle 11:11, siin aeg läheb nii kiiresti, et kus kell on. Kotis. Minu siin kotis. Mas? 80 paatti, terve see. Päkon, ananas, karbuus. Läbi ja välja. Ja 80 pakki või palju see on siis? Alla 2 eurot. Thank you. Ma olen Tais 3. korda ja ma ei ole mitte ühtegi korda tuuriani proovinud. Nii et esimene emotsioon. See on nii libe. Lõhk küll väga hea ei ole. Ja see on päris hea. Nagu ma arvan, et see hea on. Midagi rikst ole. Meenutab midagi täiega. Aga ma ei tea mida. Maguskaalikas. Nagu mingi kartul jah, mitte kartul, aga ma ei tea. Maguskaalikas kiviga. See kindlasti polnud nüüd siuke, et kui ma lähen koju, siis ma mõtlen, et appi tahaks seda tuuriani täiega süüa. Aga noh, siuke, okei. Aga mitte mingi lembik. Siin on ikka ananas ja mis siin on veel? Mango. Dragon fruit ei olnud ka väga magus. Sain seal Madeiral nii head seda, et see oli kuidagi natuke maitsetum siin. Aga ananas ja mango minu arust kõige paremad. Nii, uus päev. Kõik on nii rahulik siin veel. Aga ärkasime mingi 8 läbi veits. Ma ei tea, veits on ikka väsinud olla. Nagu ma ei jää õhtul ikka magama. Eile vist mingi 12:30 aeg. Et veits ikka on sassis see värk. Tahaks natuke varem ärgata siin ka. Aga nüüd siis lähme otsime mingi söögikoha. Täna lähme kuskile teise kohta. Ja siis ma ei teagi, tuleme siia tagasi ja teised vist on ka täna juba varem üleval.
koht, siis siin on reaalselt kaloraasid ka juures, mida ma ei ole mitte kuskil. On. Siin on isegi tais. Mille sööbi osaades. See oli reaalselt nii kaua, et sööbki, et nad võid mulle valena, et mulle ka pelikoniga, ma võtsin lahega. Ma lõpuks siis söök oli normaalne, aga ma ei tuleks siia enam tagasi, sest siin pidi nii kaua ootama. Nagu ma arvan, et ootasime mingi üle poole tunni kindlasti. Ma arvan, rohkem. Et see, lähme koju tagasi praegu ja siis ilmselt kuskile randa täna vaatame. Nii, kodus tagasi, vahetasime riided ära. Ja siis lähme nüüd Karonisse randa täna. Täna on veits siuke. Ütle nüüd siit ilm. Mitte kõige päiksepaistelisem. Ja siis seekord tegime Eestis selle international loa, et siin on need reidid kogu aeg. Ja nüüd tuleb siis välja, et sul peab olema ikkagi mootorratta luba nagu eraldi rolleriga sõitmiseks Tais. Nii et me saime ikkagi praeguseks mingi trahvi. Aga ma ei tea, ta midagi seletab, et me vist ei pea tegema ikkagi, et teeb meile selle trahvi ja siis me vist äkki sellega saame nagu edaspidi ka sõita. Ma ei tea. Okei, selle ühe trahviga saab siis nüüd, tahtsin näppudega näidata, ühe trahviga saame sõita siis nüüd 3 päeva siin. Ja siis kui saame uuesti trahvi, siis saame selle piletiga järgmised 3 päeva sõita. Nüüd me peame sinna sõitma või? That's correct? Yeah, you can ride this way. And you see Soko Road? Yeah. And you not go straight. Left. And left and same this way. And for Google, change format for you. Okay. Yeah. And you pay Karon police station, you can make here. Yeah. It's for you. All right. Yeah. And next year I... Ka ülisõbralik politsei oli nagu ootis kätt välja. Selle trahvireaga saad sellega... Kas siin on siis need seadused on nii muutunud, vanasti oli see, et sa näitasid lihtsalt oma tavalist seda Eesti plastikkaarti, B-katti ja siis oli juba okei, sellega said minema. Aga nüüd on siis jah, tahavad seda A-katti täiesti eraldi saada. Nii, Karl käis siis, maksime trahvi ära ja siis ta pidi minema tagasi sinna, kus trahvi tehti. Siis sai oma load tagasi kätte. Aga nüüd tulime siis Karoni randa. Fruit shake'i toksid, see suureks läinud. Milleks sa võtsid? Mangoga või? Jah. Nii, Karonis käidud ja nüüd tulime siis Patamoi Beachi. See on siit siis või sealt Karonist mingi, ma ei tea, kaua me sõitsime praegu, mingi 5-10 minti, 10 äkki pigem. 5 minuti kaugusel. 5 või? Tundus pikem maa. Ja Patongist Karonisse umbes sama või? Ei, natuke pikem. See on mingi 10 minti siis. Ja, lähme näitame neile ka siis. See on ikka selle ajaga nii palju ümber tehtud. Nagu sealt läks selle taha. Sai seal mingi kivide peal chillida, jumal äge oli. Aga nüüd on jah, seal on... Nii, me jõudsime nüüd Phuket Towni. Ja me sõitsime siia mingi 40 minutit umbes praegu. Ja nagu jõhkralt palav on täna, isegi rolleriga sa tunned, kuidas nagu nii kuum on. Aga igatahes jah, siin peaks olema, vaatasin mingi Michelini guide'iga restoran. Nii et me vaatame, äkki leiame selle ülesse, käime seal. Ja jah, sööma peaks ja jooma. Tundub väga täis. Okei, 40 minti peaks ootama, et lihtsalt istuma saada, nii et me ei viitsi oodata. Siis jääb mõneks teiseks korraks. Täiesti. Kiiresti oma riisi ja kanale. Käisime nüüd söömas ära ja ülihea söök oli ja toidukord oli siis see riis kanaga ja koka ja see oli siis 4,80 umbes eurides. Ehk siis siin on ikkagi odav. Kui hommikul meil läks 2 peale 37 euri seal hommikusöögi kohas, siis on ikka normaalseid kohti ka. Saab odavad. Igatahes
teised on nii traumeeritud tänasest rollerisõidust. Me käisime, tegime päris pika tiiru. Nad ei taha meiega enam rolleriga sõita. Nii et me lähme nüüd Batongi, massaaži lähevad. Võib-olla lähme massaaži, ma olen siin 2 päeva praegu ennast kogunud, et ma arvan, et ma peaks isegi minema sinna tai massaaži ja laskma oma kaela ja õla võtma ja selja lahti modida. Sest nad on päris hästi teinud siin seal jalamassaažis on olnud nii, et ta teeb natukene kõiksid pead ja kaela ja õlgu ka. Et see on päris hea isegi olnud, et ta ei ole nagu nii valus olnud, et tahaks nutma hakata. Nii et ma ei tea, vaatame, lähme Batongi ja siis vaatame, kas me lähme kõigepealt sööma või siis massaaži. Tegelikult kui me massaaži lähme, siis me lähme kõigepealt massaaži. Siis täiskõhuga ma ei taha süüa. Täiskõhuga ma ei taha massaaži minna. Ma olen nii väsinud. Jaa, täis. Ladies and gentlemen, Thursday night, tonight, international boxer, the world most devastating martial arts, Epatome Boxing Stadiums. Me teeme tööd. Jah, tegelikult me tulime siis nüüd siia massaaži ja ma võtsin tai massaaži, õlimassaaži. Õidalimassaaži. Mida ma ajan? Õlimassaaži. Tai õlimassaaži. Ja Karl võttis aloe vera, sest et ta ei oska omale SPF-i peale panna. Ma natuke kardan. Ma kardan, et see on nii valus. Mul on tai massaažidega väga halvad kogemused. Need olid kõik. Nii, et viisime ikkagi siis ja teed ja... No, seal oli kirjas VIP massaaž. See kahtlane ei ole tais või? Hänki-bänki on kasvanud. Nii, massaažis käidud. Ja nagu ma hakkan vaikselt aru saama sellest, kui inimesed räägivad, et massaaž on nii mõnus, lähme massaaži. See oli tõesti mõnus. See oli nagu täpselt niimoodi, et ta oli nagu veits mõnus ka. Aga see ei olnud nagu niimoodi, et ma olen sellist kramplikult terve aeg, et appi nii valus on. Igatahes jah, see oli päris mõnus ja ma arvan, et tuleks siia veel ilmselt tagasi ka. Tellisin omale suppi ja mõtlesin, et ma ei taha spicy. Ja Karl ütles, et see peab spicy olema ja nüüd see ongi spicy. Kuidas ma söön, et seda kui see spicy on? Söödki niimoodi. Ai, see väga spicy on. No see esimene amps on okei, aga ma arvan, et kui ma selle kõik ära söön. Tegelikult see tundub okei. See peab. Natuke kipitad kurku. Ja ma arvan, et see on hea. Tere hommikust. Issa, mul on nii padjakas. Aga jah, täna oli siis 8 jälle äratus. Meil on täna reede. Ja kuna Karlil hakkab kella 10 tai boks, siis ma lähen ka nüüd samal ajal teen oma trenni ära. Mul täna jalapäev. Nii et ma joongisin selle väikse kohvi ära ja banaan ja siis lähme trenni. See on päris hea. 7-Elevenist mingi oma osan latte. Ja nii huvitav on see, et mul oli body battery täna siin 100, siis sleep score oli 95 ja HRV 81. Nagu ülihead näitajad. Eestis ma pean ikka täiega pingutama, et mul HRV oleks 79 peal ja ühe korra on läinud 80 peale ja üle sellest mitte. Ja siin tõstsid nagu kohe mingi 81. Et jah, ma vist olen ikka veits valesse kohta sündinud. Nii tore, siin on Netflix, ma saan oma lahisplaidi lõpuni vaadata. Ma olen nüüd osa vaadata mingi 4 korda vist on ikka lõpuni jõudnud. Sest võttis mul täna javapäeveni ja ma unustasin just trappi tõesti. Ehk siis nagu Rumeenia jõutampäed. Ma saan teha maksimum 50 kiloga, sest mul lihtsalt käed ei kannata. Ja ma ainuke, mis mul valus on olnud käed lihtsalt. Et jah, ma ei tea, ma pean siin veits oma kava ringi tegema või siis kuskilt trappi tõstma maale. Siis jah, mul on lihtsalt jäme valus. Aga jah, ma ära seda trenni. Trenn on tehtud, ülihea trenn oli. Ma ei tea, kuidas alati kuidagi siin, igal pool mujal on alati paremad trennid kui Eestis. Sa võid mulle piltu pähe selle.
tegime kiire pesu ja nüüd lähme siis sööma. Ja naljakas on see, et just ükskõik, kus me reisil käime, kui me leiame mingi hea söögikoha, siis me käimegi seal ühes kohas kogu aeg. Nii et nüüd me lähmegi sinna, kus me oleme vist juba mingi 3 korda käinud või? Rohkem ikka. No igatahes jah, me oleme seal väga palju käinud juba ja nüüd me lähme uuesti sinna. Minu mõttes sööks jogurt, marjaga, järelikult veits muudetud, ma ütlen, et ma ei saa väga tegelikult ära müüa. Cappuccinot, 5, ja siis söömas käidud. Ma lähen nüüd veits olen basseini ääres. Ma ei tea muidugi, kui kaua kannatab olla, et praegu on, see kell on 1:30 ja nagu räigelt kütab täna. Aga näitan seda basseini äärt ka siis. Siin on ikka mega ilus. Ilusad vaated. Selline siis. Väga ilus. Nii et jah, selline siin nüüd veits. Täna olimegi siis veits aega seal basseini ääres. Lugesin raamatut. Olin teistega, Karl ei olnud. Ootast, peab tuleks rõdust olema. Ootun põn konditsioneeriga välja. Ühesõnaga veits aega olime basseini ääres. Ja siis ma tegin veits tööd. Ja ma ei tea, ma olen nii väsinud. Karl lõpetas ka oma töö praegu, nii et siis me lähme sööma. Ja ma arvan, et täna ongi siuke päev, et käime söömas ära. Lihtsalt tagasi ja magama. Ma ei tea, miks täna nii väsinud on olla. Ma sain oma söögi. Ma võtsin tom yum fried rice ja thai tee. Väike teistest. See on see, mida me 7-Elevenist ostsime eelmine kord kogu aeg. Maitses on nii hea. Nii. Järgmine asi. Aga jah, see ei ole spicy. Tegelikult natuke isegi võiks olla. Ma ei saa aru, see on lihtsalt riis, aga kuidas nad seda nii hästi teevad? Ma olen 4. päeva. Okei, see ikka natuke on spicy. 3 korda päevas riisi ei kanna. Aga jah, järgmine hommik. Eile ma magama ei jäänud, siis ma võtsin seda thai teed õhtusöögiks ja täna vaatasin, et seal on ka mingi 30–60 milligrammi kofeiini, nii et ja ma ikka vähkrasin päris kaua. Mingi peale 12 jäin alles magama. Aga nüüd siis täna trennist on puhkepäev. Aga me lähme siis, me elame siin põhimõtteliselt mingi mäe. Siit ei saa väga aru, aga igates jah. Lähme kõnnime lihtsalt sinna alla ja siis tuleme üles tagasi. Siuke väike hommikune jalutus ja poest võtsin ühe kollageeni ka omale. Vist kiirelt jõudsime alla. 9 minti. 9 minti alla. Ja vaatame nüüd, kuidas me siit mäest üles tuleme. Nii, jõudsime tagasi. Ja meil läks aega 21:44. Ja noh, korralik kardio ikka mul pea täiesti läbi märg osas. Tulime jälle sama Ogisse sööma. Võtsin mingi 2 euri umbes eurides. Võtsin iced espresso, aga see maitseb suht samamoodi nagu eile võtsin selle iced cappuccino, aga sama maitsega hästi nii vahva. Käisime söömas ära, tulime, tegime 7-Elevenis väikse shoppingu. Võtsime ennast mingi jooke ja asju. Väike 7-Eleveni haul siis. Vaatad pani sulle. Ühesõnaga Karl võttis omale selle saia. Lasevad soojaks seal. Ülihead, mingi juustusaid. Siis vett. Läheb siin täiega. Mingisugune kookosvesi. Kokosiirat. Siis need on ülihead siin. Ühte juba proovisime. Singad. Mingid kalorivabad
magusad joogid, see oli ülihea. Milleks see oli? Lemon soda ja pink lemon soda. Veel natuke neid. Siis müüakse ülipalju mingeid kollageene erinevaid, mingeid šotte ja jooke ja nii et võtsin ühe siukse prooviks. Siis see on ka siuke L-karnitiin ja C-vitamiin. Mõtlen, maitsevad lihtsalt nii hästi, et on siuksed head snäkid. Siis üks Amazon latte, seda ma juba kui üks hommik jõin, see oli ülihea. siis me võtsime lõhnastaja omale siia, Chupa Chupsi oma. Siis ma ei teagi, mis see on. See vist on see, mis norilehe vahel, ma arvan, et siin peaks vist riis olema. Ehk siis siuke snäkk siia külmkappi, kui on kiiret midagi vaja. See vist on ka mingi suhkruvaba, ma ei teagi, mingi kohvijook. See vist protet ei olnud väga. Ma ei tea, igatahes prooviks siuke. Ja Kard võttis ka omale veel mingi protesheigi. Nii. Ja palju see kõik maksis siis? 539 või? Palju see on siis mingi 15 euri umbes või? 15 euri. On hea või? Nii magus. Chupa Chups. Nii, et kõik see kokku siis oli eurides 14,62. Nii, täna. See oleks peale jäänud, kui ma oleks kõhuni olnud. Igatahes, me hakkame nüüd siis minema Naka Marketi poole. Ja me ei saanud seal koju tuk-tuki tellida, nii et me peame veitsid mäest alla jälle kõndima. Nii et jah, lähme seekord tuk-tukiga, sest mul isa on veits traumat Taist rolleriga sõitmisest. Nii et mõtlesime, et seekord lähme siis tuk-tukiga. Ma ei tea, sinna läheb vist pool tundi äkki või? Midagi siukest. Me oleme ju tavaliselt tulnud siia rolleriga ja siis oleme mingi pool tundi tulnud. Praegu tulime ikka mingi tund vähemalt. Ja ma arvan, mingi tunnike. See peab mina seal. Kuhu poole lähme? Kui midagi, et meil on telefon, jah? Aga sa ei kuule ju praegu. Eelmine kord Tais olime, siis me käisime kogu aeg, sõime neid. Mul on siuke magus kartul. Ja need olid sama hinnaga nii nagu 6 aastat tagasi. Siuksed näevad välja. Täpselt sama maitsega. Nii head lihtsalt. Ainuke koht, kus ma neid saanud olen, ongi Tais. Pole mitte kuskil mujal neid näinud. Kõvvi, väikse junni.
Küll head. Ja siis ananassi šeik ka. Nii head, et Karl läks ja ostis endale veel ääragi. Me oleme mingi paar tundi siin nüüd olnud. Mul on nii palav, pärast pea on läbimärg, aga Karl võtab sinna mingi snäki. Ja siis me lähme Batongi tagasi sööma kuskile. Saime vähe lahedama tuk-tuki tagasi. Nii et sõidame Batongi. 600 vahti, ennem tulime siia oli 500, aga ei viitsinud enam kokku. Hinnad on muutunud. Hinnad on öötariif on praegu võib-olla. Ei, see lihtsalt devalveerunud. Igatahes jah, lahe tuk-tuk on. Nii, tere hommikust. Me eile siis ei läinudki kuskile enam sööma. Siis tulimegi tuk-tukiga Batongi. Ja no kuna me seal marketil mingi snäkkisime veits, siis jõime mingi šeike. Siis kõht ei olnudki enam nii tühi ja nii väsinud olime ka. Nii et siis võtsimegi Batongist lihtsalt mingeid puuvilju ja siis jalutasime seal, nagu ma näitasin, me oleme siin mäe otsas, siis me jalutasime õhtul ka veel koju tagasi siia. Nii et see oli ikka korralik trenn veel siia õhtul. Ühesõnaga, ma joon oma kohvi ära, teen mingi väikse snäki, lähen käin trennis ära. Ja siis jah, aga ma arvan, et ma tõmban selle video nüüd siin kokku, see läheb muidu liiga pikaks. Nii et kui sulle see video meeldis, pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!